mida on kujutatud juures oleval pildil. Tavaliselt ma olen pakkunud seda eksami ülesandeks, et kes selle lahendab, on eksami läbinud, aga kuna meil on nii lihtne eksam, et tuleb pilte teha, siis jätame selle seekord kõrvale lihtsalt teie aktiveerimiseks ja ülesäratamiseks. Mida on kujutatud pildil? Aga mis see keskne struktuur siin võib olla? See on see hobuse hipodroom. Ei ole hipodroom, aga noh, ütleme, et funktsionaalselt mitte väga kaugel, aga mis see keskmine struktuur, mida see endast kujutab? Tegemist on müüri otsaga. Nii et otsevaates oleks tegemist just kui sambaga ja see on Hadrianuse villas ja see on, miks ma seda kasutan, on see, et kui me räägime peripaatosest, peripterosest ja peripaatos, siis paatos tee, peri ümberkäimise tee, mis tuleb sellest, et Platon legendi järgi jalutas Akadeemose puudes alust, kus on tulnud akadeemia, jalutas seal ja arutas keerulisi geomeetrilisi struktuure peast. Ma ei usu seda päris hästi, aga no, on võimalik, et inimestel on selline ettekujutusvõime, et nad suudavad silmi lahti hoides keerulisi geomeetrilisi kujundeid trigonomeetrilistes suhetes endale ette kujutada. See on muidugi võimalik, aga ütleme, et nagu laiatarbehariduses, mis meil siin on, ma usun, et me selleni ei jõua. Aga siis tegemist on Hadrianuse villaga. Hadrianuse villa mitte väga kaugel Roomast, kuhu keisrid, siis eelkõige Hadrianus siin, läks selleks ajaks, kui Roomast tuleb juuli-augusti kuu. See on äärmiselt palav, äärmiselt niiske, peaaegu et talumatu kliima on Roomas. Nii nagu augustikuus Jaapanis näiteks. 32-34 kraadi, niiskus on 100%, hotellist lähete välja, 2 sekundiga kleepuvad püksid jalgade külge kinni ja enam välja ega lahti ei tule. Et noh, roomlastel oli muidugi lihtsam, neil ei olnud pükse, neil oli ainult tooga, aga ma kujutan ette, et ka see selles suures niiskuses kleepus neile ümber. Nii et see on umbes, kui jalgsi või hobusega minna päevateekonna kaugusel Roomast mägede poole, siis Hadrianus laskis sinna teha omale väikese suvituskompleksi või suvila. Me kohe näeme ka selle suurust, aga ma tahtsin just viidata siin peripateetilisele maailmale. Seal üleval on kreeka või itaalia keeles kirjutatud sala dei filosofi, siis filosoofide saal. Selle filosoofide saali kõrval on selline müür ja sellest ma tegin otse kohe järeldus, et tegemist on siin jalutusmüüriga. Suure tõenäosusega on ka see olnud katuse alune. Me näeme samasugust, me oleme teiega kindlasti samasugust raamatukogu vaadanud Naiunis, kus tegemist on ainult ühe müüriga raamatukogu all, kus oli võimalik siis vihma või päikese eest varjul ringi ratast jalutada ja arutada filosoofilisi teemasid. Kas saaksite korra kirjeldada, kus see müür asub selles keeles? Jah, saan muidugi. Mereteater, mida võis tühjaks lasta ja sisse lasta, siin sai paatidega ringi sõita. See on omavahel ühendatud filosoofide saaliga. Siin on see müür, mida me vaatasime. Selle ümber on siis jalutuskäik. Oletatavasti stoa siis sammaskäiguga kaetud. Ja siin on järve või tiigikompleks. Siin saunad, Piccolo terme, Grandi terme. Jõgi on tulnud algupäraselt, jõgi tuleb ülevalt mägedest siia, siin võetakse see vesi kinni ja jõe käär, mis siit looduslikult on läinud ja siit läheb edasi, siit takistatud, siia on tehtud üks paatide ujutamise koht, siin on kaitsemeeskonna ruumid, siin on suured saunad, väiksed saunad, ruum, mille tähendust ma ei tea, aga me võime nime järgi vestipoolu oletada, et äkki see on nagu vastuvõturuum. Ja veel templikompleksi üleval, palazzo, raamatukogu, mereteater, veel siin templeid edasi, et selline väikene linn on ehitatud keisri suveresidentsiks. Ja kohe me näeme seda täpsemalt ja ma olen selle siia vahele pannud, et natukese viidata Rooma ja Kreeka linnaehituse või linnaehituse printsiipide erinevusele. Kui Kreeka puhul me näeme tõepoolest üksik objekti ruumis ja selle mõju teistele üksikutele objektidele, siis Rooma puhul on ju väga selgelt näha, kuidas need hoonete kompleksid on omavahel teielistes või lineaarsetes suhetes ühendatud
ja kordavat sümmeetriat on kasutatud just nimelt objektide vahelises ruumis, mitte objektide enda puhul. Objektid ise ei ole nii sümmeetrilised, nagu seda on Kreekas, aga nende vaheruumis tihtipeale on. Kui me vaatame näiteks Romanum Forumit natuks aja pärast, siis seal on see väga selgelt ka näha. Ja võib-olla ongi nii, et seda peab vaatama, et ei saa nagu sõnadesse kõiki neid erinevusi panna. Selline on Google'is tänasel päeval Villa Adriana. Ja sellelt morfitud pildilt me näeme, et jõe org on tegelikult täis ehitatud 4 korruse kõrguses täiesti tehisstruktuure. Siin all olid siis köögid, orjade ruumid, kõik mis iganes oli selle linna majandamiseks vajalik. Ja üleval oli siis selline patriitsidele ja keisrile lõbustuspark, kus sai jalutada, nautida paadisõitu ja vaadata looduse ilu, aga kogu see köögipool ja must maailm on peidetud siis selle struktuuri alla. Oota, maa all oli siis kõik? Ei, siit on näha, kahju, et need pildid, vaadake, need pildid on stitchitud Google'i poolt kokku, eks ju, me ei näe täpselt, näete, siin, see on 4 korruse kõrgus. Okei. Ja siin ka, siin läheb väiksemaks, siit see jõgi langeb, siin see jõekäär läheb edasi, see on 4 korrust kõrge, tellis ehitus, võimas platvorm on sinna ehitatud, selle peal on siis tehisjärv või tiik. Nii et, jaa, mul ei ole kahjuks sellest. Aga siis selle tehistiigi all ongi köögi? Jah, kõik see... Kuidas? Kas sinna saab praegu sisse ka? No üldiselt mina ei näinud, kuidas sinna sisse saab. No tõenäoliselt saab. Näha on, et augud on seal olemas. Kui sügavale nad lähevad, ma ka täpselt ei tea. See oli üks sügisene ja väga külm ilm. Ma ei saanud seal väga palju ringi käia. Ma tegin need mõned pildid ära sealt ülevalt ja jõudes saunade juurde, siis ma avastasin, et kurivaimed, siin on terve selline neljakordse maja maht sinna pandud, nii et see on megaliitiline struktuur, kui seda lähemalt uurima hakata. Ja staadion on seal all ja vestibüül siis vestibüüli nime all olev ruum üleval. Võimalik, et see on ka riietusruumid ja mängude ruumid, mis iganes seal võis olla. Kas Keiser ise ka siis arvestas nagu sporti või oli see nagu mingi nõukonna teema ka, et olla füüsiliselt heas vormis? Kas see nagu avaldus selles? Ma ei tea seda ju nii täpselt. Olemas on üks raamat Life in Rome, üsna hiljuti välja antud, mis hiljuti, 4-5 aastat tagasi. Ma võin selle järgmine kord kaasa tuua ja vaadata, kui mul meeles on. Ma ei oska seda öelda, aga kui me teame, et Rooma keisrid on olnud nagu väepealikud ja suhteliselt vägivaldsed tüübid, mõned vähemalt, lisaks ka sellele, et Marcus Aurelius oli filosoof, lisaks oli ta ka sõjaväelane, eks ju. Nad pidid olema isegi kindrali või väejuhi auastmes sa ilma füüsilise ettevalmistusel lihtsalt ei pea vastu seal kuude või nädalate kaupa hobuse seljas sõita, ringi joosta ja tegutseda lahingus, et see on võimatu. Aga ma arvan, et need on ikkagi, need staadionid, need on ikkagi pigem sellise meelelahutuse, võidusõitude ja võidujooksude ja võib-olla ka, et hasartmängude pidamise kohaks. Et ma kujutan ette, et vaevalt, et Keiser ise hommikul seal paar tiiru tegi hommikusöögiks. Vähemalt Hadrianus, mitte Hadrianus on minu arust teada, kui ma nüüd ei eksi, siis tema alustas kristlaste tõsikindlat ja süstemaatilist tagakiusamist. Jah, nii siis. See oli vahepala, me ei ole veel meil Roomani jõudnud. Kreeka läheb edasi, aga siis jällegi sadam, Rooma võimsa ütleme Euroopa suurima impeeriumina sel hetkel ja seal samas siis Adrianuse villa, kuhu vanasti sai sõita bussiga, peaaegu tund aega läks see linnaliini buss sinna, aga kohale jõuab. Praegu pidi sinna pääsema rongiga, aga ma ei julge lubada.
Aga me oleme tagasi Kreekas ja siin on Ateena kõrgelt vaadatuna, siin all me näeme Pireuse sadamat ja hea fantaasiaga seal keskel kusagil on Akropolis. Kui me läheme lähemale, siis Akropolis on nüüd paistma hakanud. Ja meid huvitab see joon siin. See tehislik joon on hilisem, me näeme kohe ära, et tegemist on raudteega, aga vaadake, siin on kaks sellist paralleelset joont. Tänase päevani säilinud, täiesti uues modernses Ateenas ja lähemalt vaadates on nad ikkagi üleval paremal pool näeme Akropolist, selle ümber olevat pargiala, mis tänaseni on tühjana hoitud. Ja siis kaks sellist teed. Lähevad sadama suunas, mis lubab meil oletada, et tegemist on infrastruktuuri elementidega. Ja ma olin neid ka enne näinud, aga kui ma juhuslikult leidsin selle pildi, mis kirjeldab Ateena lähiümbrust klassikalisel ajastul, siis me loeme siit, eks ju, Peiraius ehk Pireus eesti keeles, Athinai ehk Ateena ja Akropolis seal keskel. Üleval näeme, akadeemia on isegi sinna paigutatud, kus Platon oli ja kaitstud sadam ja kahe müüri vahel olev tee. See on, me näeme nagu üsna pikk, see on 5 või natukese rohkem kilomeetrit. Et siis sadamasse minevad teed kaitsta, mis tahes häirituste eest on sinna ehitatud suured müürid, makra, teikse või pikad müürid. Ja vasak ja parem nendest. Ja tänase päevani need müürid iseloomustavad seda isegi nii palju, et metrooliin läheb otse sealt alt läbi, et igasugune infrastruktuur on nagu siis 2500 aastat säilitanud oma iseloomu. Meil on veel pool tundi, eks ju. Minnes nüüd natukese mõni samm tagasi, siis traditsiooniliseks europotsentristlikkuks linnaehituse näiteks on 6. sajandist enne Kristust Miletose linn. Hippodamus of Miletos on see tegelane. 498 enne Kristust on siin kirjas. Tema on kirjutatud esimese traktaadi linnaehitusest. Kui ma ei eksi, siis päritolult Harst, siis inimese füüsisest lähtuvalt on ta kirjeldanud linna. Ja kirjeldab seda 10 vabale kodanikule, kes siis on meessoost. Kreeka ei ole sooliselt võrdõiguslik, nii nagu seda on Rooma. Mis võiks siis tähendada, et see on selline 50 000 elanikuga linn. Siis kaaskondsed, perekonnad, orjad, kõik sinna juurde arvestatuna, siis keskelt läbi 1/5. Nii et siis natukese Pärnust suurem linn, mis juba on jaotatud nii nagu ka Platon seda kirjeldab. Ühiskond on stratifitseeritud ja siin Hippodamus ütleb, et on kaitsevägi või sõjavägi, siis on käsitöölised ja kaupmehed ja kasvatajad, siis põlluharijad. Nii et poolis me peame endale ette kujutama, ei ole lihtsalt mitte linn ja inimesed, vaid ka selle juurde kuuluv maa, mida haritakse. Siis linnalähedane põllumajanduslik maa. Mõnes mõttes nii nagu Tallinn, mida Zobel saksakeelse nimetusega siis kutsus Stadt und Land, linn ja maa reeval oli näiteks selle ametlik nimetus kuni siin 20. sajandini. Stadt und Land reeval, 143 või 156, ma enam täpselt ei mäleta, hektarit suur, piiritletud Pirita jõest Tiskre ojani, ümberringi tuleb üle Ülemiste järve, kogu territoorium, oma külade, põldude ja kõige muuga. Nii võime me ka ette kujutada, olid Kreeka linnad moodustasid sellise kontsentrilise struktuuri, mida kaugemale, seda vähem on need inimesed linnaga seotud, aga mida lähemale, seda täpsemalt on see linnaline struktuur. Ja veel, me võiksime öelda, et poolis on nagu ka terviklik ühiskond. Et kui sind linnast välja heideti, siis sa olid ühiskonnata. Siis sul puudus see ruumistruktuur ja kui Sokrates oli sunnitud mürki jooma oma kuritegude karistuseks, nagu linnavalitsus otsustas, teate seda lugu, jah? Ta süüdistati jumalate mitte tunnistamises ja noorsoorikkumises, eriline kahtlus noorsoorikkumises on. Ja Sokrates vihastas kohtupidajaid sellega, et ütles, et ma ei tunnista ühtegi oma süütegudest, aga kui te tahate mind süüdi mõista, siis ma palun karistuseks linna kulul üks pidusöök Pouleteerionis, et
et kõigile jääks see sündmus meelde. Ja kohtunikud muidugi hirmsasti vihastasid ja määrasid ta surema. Siis läbi mürgikarika tühjaks joomise. Ta pidi ise jooma selle mürgi ära, mis karikasse pandi. Ja tolleaegse ühiskondliku struktuuri järgi oleks ta võinud linnast lahkuda. Ja midagi keegi oleks teda takistanud. Ta oli vaba inimene ikkagi. Süüdi mõistetud, aga vaba inimene. Ja oleks võinud linnast lahkuda, aga ta ei läinud. Jäi selle ära ja suri. Pärast seda Platon tema õpilasena muutus autoritaarseks. Tõsi, mõnes mõttes siiski demokraatlikult autoritaarseks ja nõudis naistele võrdseid õigusi, mis Spartas lõpuks maksma pandi, eks ju. Ja nii edasi. Kirjeldas oma politeias oma ideaalset ühiskonda. Aga Aristoteles, siis, kellele ka määrati kohtuotsus, kuna Aleksander Suur oli parasjagu vallutamas Kreekat ja Philipp II, siis Aleksander Suure isa, oli palganud Aristotelese oma poja õpetajaks. Aleksander Suur vist elas mitte vanemaks kui Kristus. Ühesõnaga mingi 30 eluaasta jooksul jõudis ta juba pool Euroopat ja pool Aasiat ära vallutada, mis on iseenesest tähelepanuväärne. Ähvardas siis Kreekat ja Aristoteles mõisteti süüdi ja Aristoteles läks linnast minema. Ütles, et ta ei lase ateenlastel teha 2 kuritegu filosoofia vastu ja läks sealt minema. Pärast vist pääses küll tagasi, aga ikkagi nii. Et maa, linn ja seadused, mis selle ümber valitsevad, on tähtsad. Nüüd, kui ma otsisin Miletost, siis selgub, et Miletost ei ole nii lihtne leida. Ja alati on kujutatud Miletost siis poolsaarel mere sees. Tänaseks päevaks on ta üsna sügaval maa sees. Kui me niimoodi tähelepanelikult vaatame, siis merepiir on siin lahkunud. Mis selle põhjuseks on selles konkreetses kohas, ma ei tea. Mõnes teises kohas on see väga täpselt säilinud, nagu näiteks me vaatame hiljem ka Rooma puhul Porchesteri kindlust, Portsmouthi lähedal Inglismaal on isegi tõus ja mõõn sama koha peal, et midagi ei ole juhtunud. Aga siin on merest saanud viljakandev tasandik ja Miletos on jäänud umbse poolsaarena maa sisse. Aga siin on siis kahtlemata linna üheks tekkepõhjuseks on sadam, see sisse tulev laht on kahtlemata suurepäraseks sadamakohaks. Selle ümber on avalikud ehitused ja kaubanduslikud ehitused, väiksem turg ja suurem turg. Teisele poole õhtu päikese suunas jääb amfiteater, vahepeal me näeme veel tõenäoliselt gümnaasiumid ja saunad, mis seal iganes. Aga üldiselt on linn jagatud ortogonaalse võrgustikuga või eesti keeleski tänasel päeval kasutatavat griidi inglise keeles tulnud, jagatud kvartaliteks, kvartalid on omakorda jagatud partsellideks ja need kuuluvad eraomanikele. Nii Hippodamus jagab linnamaa 3, siis esimene tsoneerimise kirjeldus, avalik maa, kus kõik võivad liikuda, siis eramaa, mis on erakasutuses ning lõpuks sakraalne ruum, mis on linnakogukonna poolt siis korraldatud, aga ta ei ole ei avalik ega eraõiguslik. Niisiis. Ja Berliinis on teine selline suur struktuur, mis on Türgist ära toodud, on Miletose turuväravad. Need on seal maketil taga paistavad sealt suurele turule viiv väravate kompleks, aga siin ees siis esialgne sadamaehitused ja väiketurg ja muud hooned selle ümber. Kui me tähelepanelikult vaatame, see on nüüd tagurpidi. Keskel me näeme seal Market Gate, siis turuväravad, selle ees on Agora, Nympheion, kus saab vett ja saunakompleksid, Boulevard, Põhjaturg ehk väiketurg, Delphineion, Capito saunad, kõik selline, mida me tulevikus oleme harjunud ka Roomas nägema. Ja umbes 100. aastal meie aja järgi on siis ehitatud Miletose turuväravad, need on sealt ära toodud ja Berliinis üles laotud. Nii suured, eks ju, et ka väikese tavalise objektiiviga neid ühes tükis vaatajad peale ei saagi. Ja muidugi see töö ja vaev, mis on läinud nende väravate tegemiseks, mis on täiesti jõu ja võimu, uhkuse ja edevuse
sümboliks, on ikkagi tohutu töö on sinna läinud. Mis näitab selle lisaprodukti olemasolu, mis tekib suurtes linnalistes struktuurides. Ei oleks ju vaja olnud midagi taolist ehitada, aga pidasid vajalikuks. Nii nagu me vaatame siingi aknast välja, eks ju, vanas Tallinnas. Keegi otsustas, et teeme kiriku. No teeme Oleviste kiriku. Kui suure me teeme? Teeme nii suure, kui tuleb. Ja tehtigi nii suur kirik, eks ju. Kujutate ette, see on siin mingisugune 700 aastat on seisnud. Legendi järgi isegi üks kõige kõrgemaid ehitusi, mis ma usun tegelikult ei vasta tõele, aga sellegi poolest. Ja Euroopa serval keegi ei teadnud, kas Miletuses või Egiptuses on ehitatud suuri struktuure. Otsustati, et teeme nii suure. Selles mõttes on sellist nagu jõudu või linna kogukondades, kui tekib see lisaväärtus, kas kaubandusest või väga heast tööst, mida peaaegu et maailmas ei eksisteeri, või siis kolmandaks röövimisest, mis on kõige tõhusam lisaprodukti tekitamise vahend, siis võetakse kätte ja paigutatakse see lisaprodukt mingisugustesse muudesse nähtustesse. Ja selles on oma linnaehituse võlu või võlujõud. Kui me täna tahaks hakata Oleviste kirikut ehitama, kujutate endale ette, kui keeruline see on või palju see raha võtab ja kuidas seda üldse teha ja kõik, et see on peaaegu võimatu. Tallinna linn küll ei võtaks endale sellise ehituse tegemist ette, sest ta ütleb lihtsalt, et meil ei ole selleks raha. Poliitilistel põhjustel tehti Lasnamäele kirik. Pisikene kökats ainult, eks ju. Sellel ei ole midagi võrrelda Oleviste kirikuga, mida ehitati palju sajandeid varem. Ei ole enam seda jõudu, ei ole suurt struktuuri. Me vaatasime kateedris siin Eesti raudtee ühe uurimistöö jaoks, vaatasime raudtee kujunemisest Tallinna linnas. Ja raudtee ei ole lihtsalt üks infrastruktuuri element, vaid raudtee moodustab sümbioosi tööstuse ja kaubandusega. Sadam, raudtee ja tööstus selle ümber on üks suur mehhanism ja Balti laevaremondi tehas või Balti laevaehitustehas, mis 12. aastal Kopli poolsaare tippu tehakse. Sellest säilinud fotod on megaliitilised ehitused, terve selle poolsaare tipp lükatakse merre. Sisuliselt selline mingi 6-7 meetri kõrgune. Ma kujutan ette, et see ei olnud paekivi, seda oleks väga raske olnud sealt lõhkuda, aga ma kujutan ette, et see oli moreen. See veeti rongidega merre ja tehti sinna uued kaid ja sadamad. Ja siis 20. aastal on kõik need saaririigi suured infrastruktuuri elemendid antud Eesti riigile, mis on suhteliselt väike, milles ei ole sellist mahtu, seda ei olnud kellelgi vaja sellist ehitust. Keegi ei teadnud, mis sellega peale hakkab. Nüüd seisid tühjalt need hooned, sest ei olnud seda majanduslikku, poliitilist või militaarset survet, mis oli selle infrastruktuuri tekkimise põhjuseks. Nii ka mõnes mõttes siin ei ole sellel otsest põhjust, aga ometi sellised suured struktuurid tekivad. Nüüd ka mõni sõna profaanarhitektuurist või igapäevasest arhitektuurist. Siin on 4. sajandist enne Kristust Insula Priene. Insulad on siis korterelamud hilisemas käsitluses ka Roomas. Ehitatakse kuni 9 korrus selliseid korterelamud, mida kutsutakse insulateks ja siis eramajad või ühepereelamud. See on väikene nüüd downgrading, kui me ütleme ühe pere elamu Rooma villa kohta, seal elas võib-olla, 4-50 inimest, eks ju, kogu see majapidamise suurus oli ikkagi võimas. Neid kutsutakse doomusteks, doomus ja insula, 2 erinevat tüüpi ehitust. Ja siin siis ridamaja tüüpi maailm, ma ütleks nii, et halva maitsega arhitekt võib ka tänasel päeval Eestisse sellise projekteerida, midagi ei juhtuks, seal on reas on elumajad, esimene, teine korrus, taga on abihooned, keskel on väike õu, kinnisvara müüja unistus. Priene paikneb siis sellisel maastikul, seal üleval on Akropolis, seda on väga vähe säilinud, mäekingul, nagu me näeme, ja all siin maantee kõrval selles taskus justkui on mõned sirged jooned säilinud ja seal on ka tänase päevani mõned komponendid Priene linnast, amfiteater, linnakeskuse ruumid, staadion siin all
ja samasugune nagu Miletoses siis ortogonaalse projektsiooniga tehtud linnaruum kvartalite kaupa. Siin on isegi täpselt välja kaevatud mõned pildid Briennest. Ja peaaegu, et looduses me seda enam ei näe. Need tipuümarad jooned võib-olla, et on siin maastikus veel ära tuntavad. Aga kui me nüüd vaatame sellist Euroopa väikelinna, siis need elemendid, mis siingi on kasutusel, on äravaetamise sarnased tänase päevaga. Mingi linnakeskus, mingi oluline peatänav, väga tihti nimetatakse seda High Street, kõrgtänavaks, turg, ühiskondlikud hooned, kaubandus esimestel korrustel, et 2500 aastat väga palju seda inimlikku toimetamist ja struktuuri ei ole muutnud. Kui ei ole tegemist megaliitiliste, imperiaalsete struktuuridega, mis toovad kaasa teistsuguse, ja see Brienne, siis siin on, ma arvan, et siin kohe tuleb Marmara meri. Ei tulnud, see on seal üleval pool. Ühesõnaga Samose saare vastas Kreekas aastal.